Meri siin, seisma jäi. Kui muuseumisse astub laulukoor, on üsna tõenäoline, et mõni kooriliikmetest oskab orelit mängida. Nii istuvadki oskajad kordamööda oreli taha, et sel kõlada lasta. Me oleme siin rääkinud, et see orel on vana daam. Temaga peab oskama ringi käia ja õigetele nuppudele vajutada, et ta häält teeks, naerab Sylvia. Eesti muusikud seda oskavad. Laulame üheskoos vaimulikku rahvalaulu Mu süda, ärka üles. Organisti ja solisti esituses kõlab veel mitu klassikalist teost. Kuid siis hakkab parasjagu oreli taga istuv muusik mängima midagi, mida kuulates tardub aeg. Arvasin, et Eesti taasiseseisvumisperioodil südameid kõnetanud ärkamisaja laulud on minu jaoks oma olulisuse minetanud. Tšöökari muuseumi orelitoas ühel juulikuu pühapäeva hommikul orelihelija laulusõna kuulates mõistan vastupidist. Rene Eespere laul Meri siin, seisma jäi, keegi peatas ta, paneb silmaojad voolama. On suur ja võimas tunne. Kui pilgu tõstan, näen, et teisedki pühivad palgelt pisaraid. Sellist hetke ei ole ma Tšöökari saarel varem kogenud. Suudan laulu lõppedes huulilt voolida tänusõnad koorile muusikutele. Aitäh, see jääb meelde alatiseks. Usun, et nad mõistavad mind. Ja ma pole ainuke, kes nii mõtleb. Pärast seda ei olegi enam midagi laulda. Kõik on öeldud. See oli suve kõrgpunkt ka Sylviale, mainib ta mitmel korral hiljem. Mis sest, et ta sõnu ei mõistnud, oli kogu hetkes ka talle teadmist, et see muusika on eestlastele palju tähenduslik ja kõnetab ka siis, kui on möödunud aastad või ollakse kodumaast kaugel.